Öeldakse alati, et naabrimuru on rohelisem ja tänane meik, mida ma teen, on igati roheline. Kui ma eelmisel aastal käisin Londonis Urban Decay masterclassis, siis mul õpetati rohelist meiki ja ma mäletan, et kui see meigikunstnik meigi lõpetas, siis ma mõtlesin, et okei, las ta olla, ma lähen nurga taha ja teen ikkagi asjad nii, nagu ma ise tahan. Lõpuks ma otsustasin, et võib-olla võiks ükskord elus profi usaldada ja ma tegin seda. Me tegime fotoseeria Liberty ees, mida sa näed ka siin ja sellest sai minu üks signatuurmeike. Nii et tasub profi usaldada. Minu meigipõhi on tehtud 2 jumestuskreemiga, Nars Barcelona ja siia ma olen juurde seganud Urban Decay Shade 0,5 jumestuskreemi. Nad 2 saavad omavahel väga hästi läbi ja nagu näha, siis on nad nahal väga kenad. Ja lisaks on mul silmade alla sätitud Max Factory Master Under Eye Concealer. Ma tahaks rääkida aga natuke pintslitest. Ma kasutan valdavalt Zoeva pintsleid, mida ma leidsin juhuslikult internetist läbi ühe YouTuberi ja see on 101 Lux Face Definer. Täiesti nagu oravasaba. Parim. Nii, nüüd kui ma olen puuderdanud ennast ära, siis on aeg minna silmade juurde. Primerina ma kasutan Lumene Beauty Base'i, mis on siis minu arvates väga soodsa hinnaga. Ta jääb kuskil 9 euro kanti ja see kvaliteet on imeline. Ma olen väga-väga rahul sellega. Kui mind rohelise silmameigi hullus tabas, siis ma ostsin hästi palju erinevaid lauavärve kokku, siis muu hulgas leidsin ma Sleeki paleti Garden of Eden ja nagu näha, siis ma olen tarvitanud seda ikkagi põhjalikult. See toon, mida ma täna kasutan, on minu arvates väga hea seetõttu, et ta sobib nii päevitunud nahaga, kui ta sobib ka lubivalge nahaga. Mida ma teen, on see, et ma katan kogu lau liikuva osa rohelise sädeleva lauvärviga. Seda võib venitada ka pikemaks, kui sa tahad endale kassi silma teha. Mina täna lõpetan siin, kus on minu kulmupiir, et ta jääb nii. Nüüd, kui silmad on tehtud, siis ei jää midagi üle, kui tuleb see kõik korralikult ära hajutada. Tegemist on minu ühe kõige lemmikuma hajutamispintsliga, see on Daniel Sandleri looming. Ta on lihtsalt üks parimaid, pehmemaid ja mõnusamaid. Kui ma ise teen klientidele meike, siis ma tahan, et see pintsel oleks selline pigev uinutav, stressi leevendav, selline pehme nagu padi. Nüüd sellesama pintsliga lisan ma siia üles pisut matti tooni. Ja asun seda uuesti hajutama. Kulmu alla ma panen heledat tooni ja ma olen võtnud selle siit Nudes paletist, L'Oreali omast. Ja lihtsalt lisan seda vaba käega. Ei mingit pikka juttu. Nüüd, kui ma olen heleda tooni viinud siia kulmu alla mõlemale poole, siis võtan ma rohelise pliiatsi ja tõmban endale siia alla jooned, et see meik hakkab aina rohkem ilmet võtma. Selleks, et sellele meigile pisut dramaatilisust lisada, siis see meik ei olekski see meik, kui ma ei kasutaks siin musta lainerit.
ja selle ma tõmban otse silma sisse ja hajutan teda pisut pliiatsi otsaga ka ripsmetele. Vahe on täiesti märgatav ja minu arvates just see tume must joon annab sellise mõnusa efekti. Ja mis põhiline, kindlasti tuleb see joonekene tõmmata ka ülesse. Mina olen seda harjunud tegema. Nüüd on aeg teha ripsmetušil oma etteaste. Ripsmetušiga seostub mul alati see, kui ma olin laps ja kui ma läksin õhtul hilja vannituppa ja meil olid suured ämblikud selliste priskete karvaste jalgadega ja mul on alati selline tunne, et mul on justkui pärast ripsmetuši kasutamist sellised karvased ämblikujalad silmadest väljas. Ja mida suuremad ja pikemad karvased jalad, seda parem. Ja viimase asjana teen ma ära kulmud. Mul on Tanja Purri kulmu värvipalett, aga sa võid kasutada ükskõik millist paletti või näiteks võid hoopis minna lihtsama vastupanu teed ja kasutada pliiatsit. Ükskõik, mis on sulle mugavam. Minu jaoks on see palett väga-väga hea. Ma segan oma vahel toonid Pepple ja Chestnut. Kuna mul on üsna tugev kulm, siis ma natukene lihtsalt joone andmiseks lisan seda. Nüüd on aeg kontuurida ja natukene ka põskedele puna anda. Ma kasutan taaskord Feel Unique'ist tellitud Tanja Purri paletti, mis mulle tohutult meeldib. Seda on ka praegusel minu teada müügil, nii et ma jätan alla lingi, kust on võimalik vaadata. Ja tasub kindlasti vaadata erinevaid Feel Unique'i pakkumisi, kuigi need pakid tulevad kohale 4 nädalat. Aga alustame kontuurimisega. Mul on abiks taaskord Zoeva pintsel, mis on üks minu kõige lemmikumaid. Ma igaks juhuks, et kui ma ühe ära kaotan, siis ma saan kohe teise võtta sahtlist ja ka 3, siis ma tellisin endale mitu. See on 105 Lux Highlight. Üks minu eelmise aasta parimaid põsepunasid, mida ma avastasin enda jaoks ja mis taaskord sobib nii väga-väga valgele nahale kui ka jumekale nahale, on Zoeva Shy Beauty. Shy Beauty on hästi õrn toon. Teda nagu praktiliselt ei olegi näha ja ometigi, kui seda näole kannad, siis on ta väga kaunis. Ja viimaseks jääb mul lisada huulepulk. Selleks on mul L'Oreali mattide huulepulkade kollektsioonist toon nimega Naomi. Need, kellele meeldib bling ja sära, nagu näiteks mina, need on kindlasti rahul, et Elisabeth Ardenil on väljas uus kollektsioon Sunset Bronze ja selline sai minu tänane meik. Kui uskuda kuulujutte, siis me kohtume õige pea. Aitäh, et te vaatasite!